Tere tulemast Musta kassi tarot lugemisse kaladele detsembri 3. nädalasse 15–21 detsember. Olen siia teile valmis pannud 7 kaarti ja vaatame kaartide pealt, kuidas mina sellest aru saan, mida mina kaartidelt välja loen. Mina näen seda, et kaladele tuleb see nädal väga emotsionaalne, väga palju suhtlemist, tuleb teha otsuseid. No mulle tundub, et siin on väga palju sebimist ja see vist ongi niimoodi, et eks ta on enne jõule ja tuleb kõik tööd ära teha, et siis jõulupuhkusele minna. Aga vaatame lähemalt. Nii. Mis mul on siin näha siis soovitused kaladele? Ma soovitan kaladele koostööd, et ma näen siin seda, et tuleks teha koostööd. Et kui olete ülemus, siis kuulake alluvaid, kui olete töötaja, siis kuulake töökaaslasi ja kuulake ka ülemusi. Et mulle tundub, et siin on palju valikuid, mis tuleks nagu teha ja edukad olete te siis, kui te teete seda koos. Kas teete koos perekonnas koostööd või teete töö juures koostööd. Et siin on väike oht selles, et te võite hakata kalad oma seda tahtmist ja enda arvamust nagu peale suruma teistele, et seda ei oleks sellel nädalal võib-olla kõige mõistlikum teha. Tuleks kuulata oma sisehäält. Ma tahan teile seda öelda, et te olete väga edukas siis ja universum saab täita teie südamesoovid. Südamesoovide täitmise kaart on siin all, see on karikate 9. Karikate 9 ütleb seda, et universum on valmis täitma teie südamesoove. Aga mulle tundub ja mina näen seda niimoodi, et selleks, et universum saaks täita teie südamesoovid, esiteks muidugi te peate need soovid kirja panema, välja ütlema ja teiseks mulle tundub nii, et te peaksite võtma kokku oma julguse ja näidata enda nagu seda haavatavamat poolt või. Tean küll, et te kalad olete väga tublid, väga iseseisvad ja ei taha kelleltki abi vastu võtta ja saate ise hakkama. Aga võib-olla täna ja sellel nädalal oleks teil aeg vaadata enda sisse ja võtta julgus kokku ja näidata teistele ka seda, et te tegelikult olete ka haavatav, olete inimene ja vahest olete nõrk ja vahest eksite. Ja kindlasti pange oma soovid kirja, sest universum on otsustanud teie soovid täita. Ma ei oska öelda, millal see juhtub. Vaevalt küll, et see nüüd kohe nii homme ja ülehomme juhtuma hakkab, aga universumil ei ole aega. Nende jaoks see aega ei eksisteeri ja sellepärast ma ei tea. Aga ma tean kindlalt seda, et kui te olete oma südamesoovid kirja pannud, siis universum on võtnud nõuks need täita. Vähemalt mingi osa nendest kindlasti. Kui te jääte mõistlikkuse piiridesse. Aga mis ma soovitan siis kaladele sellel nädalal? Ikka koostööd, hoidke oma emotsioonid nii palju kui võimalik kontrolli all, tehke koostööd, pingutage veel see viimane nädal, siis tuleb jõulud, tuleb puhkus. Ärge suruge ennast väga tugevalt peale, kindlasti oma arvamuse võite ja peategi välja ütlema. Näidake enda nõrgemat poolt, kui te tunnete, et te tahate kangesti domineerida, siis võib-olla suudate ennast tagasi hoida sellel nädalal. Võtke julgus kokku, näidake, et olete haavatav ja võite kindel olla, et teie soovid on kuuldud ja universum teab teie soove, ta teab, mida teil vaja on ja te kindlasti saavutate suurt edu saavutate te koostöös ja teisi kuulates. Soovin teile väga-väga head ja ilusat nädalat. Tehke tööd siis nii, et üle ei pinguta, aga kindlasti tehke kõik ära sellel nädalal, et siis saaks rahulikult jõulunädalasse minna ja jõuludega tegeleda. Kui teile see video meeldis, kui teile see lugemine meeldis, siis ärge olge kitsid. Pange ikka pöial ülesse, märkige like, kommenteerige ja kohtumiseni järgmisel nädalal.